Järgnevad kaadrid võivad sind šokeerida. See video annab sulle väga hea ülevaate, kuidas sügav depressioon, ärevushäire ja joomine ei käi üldse kokku. Ja sisuliselt ma olingi iga päev leidsin ennast joomas õlut kangemat, võib-olla jõingi mitu nädalat järjest. Need samad pildid ilmselt annavad ka edasi seda, kuidas ma ennast tegelikult seesmiselt tundsin, näost täiesti ära. Väga ei hoolitsenud enda eest, ei füüsiliselt, ei vaimselt. Lihtsam oli lihtsalt juua, et unustada enda muret, pääseda reaalsuse eest ja põgeneda tegutsemise eest. Ja mõnikord oli ka nii, et ma jõin nädalavahetusel hästi palju ja siis terve nädal veel otsa nagu parandasid enda olekut. Ja neid kaadreid on ebamugav tunne tuleb, kui neid näidata. Aga samas see tekitab ka head tunnet, et see on nagu see checkpoint ajas, kus kohast ma olen jõudnud praegusesse hetke, et võrdlus, milline ma olin siis, kui ma iga päev jõin ja nüüd, milliseks ma olen saanud, kui ma otsustasin igapäevasest joomisest loobuda ja üldse alkoholist siis loobuda. Pärast seda on läinud kõik asjad paremaks. Ma olen suutnud iseenda vastu lõpuks aus olla. Olen leidnud selle tahtejõu, et otsid üles need probleemi allikad, mille pärast mul üldse depressioon tuli, mille pärast ma jooma hakkasin, mille pärast ma hakkasin mõnuainet tarvitama ja mille pärast ma põgenesin nagu kõige eest selle asemel, et võtta ennast kokku ja hakata tegutsema ja saada paremaks. Ja see teekond ei ole olnud selline smooth ride, on olnud väga raskeid hetki, aga ma usun, et need pildid ja need videod räägivad enda eest, et kus kohast ma alustasin ja kuhu kohta ma olen välja jõudnud. Lisaks sellele, et neid pilte ja neid kaadreid on ebamugav jagada, tekitab see siiski hea tunde sellepärast, et ma siiralt loodan, et keegi leiab sellest motivatsiooni iseenda elus, iseenda kokkuvõtmiseks ja suudab alustada muutuste elluviimisega ja võib-olla siis see video motiveerib, et on tõepoolest võimalik, et läheb paremaks, kui sa ise panustad, kui sa ise tegutsed ja lõpuks aasta-kahe pärast vaatad selle ajal tagasi ja näed, milline muutus on toimunud paremuse poole.